üks inimene tuli 2 suure kohvriga tsirkuse direktori juurde, et pretendeerida vakantsele artisti kohale. Ta tutvustas oma numbrit. Pikema vahtimiseta avas ta esimese kohvritest ja assistent ladus artisti pealaele selles olevad tellised ning asus hiigelsuure haamriga neid usinasti purustama. Kui kõik tellised said kildudeks taotud, oli direktor nagu sulavaha. Suurepärane! See koht on teie oma. Kohe kirjutame lepingule alla ja õhtul on etendus. Aga öelge mulle, kullake, mis teil seal teises kohvris on? Teises on ibuprofeen. Kaks meest päästepaadis vahetult peale laeva hukku. Mis sa kuradi tüürimees selline? Tahad tõesti mulle öelda, et merekoolist ei ole sul midagi muud kompassida navigeerimisest meeles kui see, et sammal kasvab okaspuudel põhjapoolsel küljel või? Mettude jalutab haiglakoridoris mööda düstroofikute palatist. Korraga kuuleb ta karjatust. Aidake! Õde siseneb palatisse. Palat aga on tühi. Astub palatist välja ja kuuleb uuesti. Aidake! Õde tormab uuesti palatisse. Kus te olete? Tarib ta. Ma olen siin, põrandaliistu taga. No kuidas te küll sinna sattusite? Lutikad tassisid. Naine lebab armukesega voodis ja küsib sellelt. Sa oled nii tugev. Kallis, mida sa teeksid, kui mu mees praegu koju tuleks? Ma keeraksin ta sõlme, rebiksin talt jalad, ta vedeleks vereloigus. Korraga koostab aga koridorist julge hüüatus. Tühjagi, olen veel tervelt 2 päeva komandeeringus. Jahimehed kiitlevad oma saavutustega. Mina lasin safaril ninasarvikul endale 5 meetri kaugusele tulla ja siis pani 2 rauast ja korras surnud. Teine võtab kohe jutujärje üle. Aga mina ootasin, kuni tulivihane isa elevant tuli 4 meetri kaugusel ja 1 ainsa lasuga sain ta külili. 3 ei anna ka alla. Mehed, hullunud tüüplite, aga 3 meetri pealt maha pole küll lasknud. Selle peale tõuseb kõrvallauast vanamehe näss omal sinikas silma all ja istub ka jahimeeste juurde. Kuulge, see kõik on lastemäng. Teate, te proovige varem hiilida lõvile 0,5 meetri kaugusele ja siis talle käpa peale elegantse kaarega lasta. Jahimehed on imestunud. No, räägi, mis edasi sai? Ei, mitte midagi.